Nii, taas oleme koos, kamp on koos ja hakkame jälle edasi lugema. Nii, me jäime eile, siis lõpetasime ära selle Padama Ogara lugu. Näitab, kui halvasti võib stress tervisele mõjuda, kui töö ei sobi. Ma kannatasin palju aastaid ristluvalude käes. Valu kiirgas alla jalgadesse. Arstid ütlesid, et see on kulumisest. Hoidsin valu ohjes joogaga tegeldes ja suutsin isegi poole kohaga joogaõpetajana tegutseda, kuna põhikohaga töötasin Tööhõiveameti juhtimissektoris. 90ndatel aastatel tekkis mul probleemid silmadega. Nägemine halvenes ja see oli üsna piinarikas. Kaotasin 3 nädalaks nägemise ja mulle öeldi, et mul on glaukoom. Selle kõigeni oli mind viinud tunne, et ma raiskan oma tööd tehes lihtsalt aega, et peaksin tegelema pigem õpetamisega, mitte lõpututel koosolekutel istumisega. Pärast 2 silmaoperatsiooni mõtlesin, et peaksin oma tööst loobuma, kuid kartsin, et ei tule majanduslikult toime. Kui taas tööle asusin, hakkas mu tervis kiiresti halvenema ja mul tulid suured valud. Mõni kuu hiljem sain nii-öelda tagant tõuke. Sõitsin parajasti maanteel, kui tundsin tugevat tõuget selja tagant. Ma ei näinud, mis see oli, kuid ei suutnud enam autot kontrollida ja mulle tundus, et mu jalg on gaasipedaali külge kinni jäänud. Sõitsin üha kiiremini ja kiiremini. Mõtlesin, et nüüd suren. Lubasin endale ootamatult, et kui jään ellu, siis loobun tööst ja järgin südant, pühendudes jooga õpetamisele. Samal hetkel tajusin, et pedaal kerkib ja sain auto taas kontrolli alla. Järgmisel nädalal esitasin lahkumisavalduse. Sellest ajast peale tegelen õpetamisega ja pole õnneks oma majanduslikus seisus muutusi märganud. Küll aga olen märganud, et mul pole enam seljaga probleeme ja silmad on korras. Lõpuks tunnen, et näen, kuhu lähen ja tean, et suund on õige. Vaat nii. Elu muutused. Stress ei avaldu mitte ainult seoses tööga. See võib tekkida väga sageli ja väga erineval moel. Stressi põhjuseks on tihti suured elumuutused, näiteks kolimine, abiellumine või armastatu kaotus. Neil puhkudel tajume suurt ebakindlust ja hirmu, närvilist erutust või kõikehaaravat kurbust. Emotsioonid panevad lihased ja veresooned kokku tõmbuma, see vallandab rohkem hormoone, näiteks adrenaliini, mõjutab seedimist ja hingamist ning nõrgendab immuunsüsteemi, tehes meid vastuvõtlikuks haigustele ja närvivapustustele. 8-aastaselt pandi mind internetikooli. See polnud asi, mis minus vaimustust tekitas. Mõne nädalaga tekkis mul kurgumandlipõletik. Tol ajal tähendas kurgumandlite opereerimine nädalast haiglas viibimist. Pärast seda olin nädala kodus ning sõin ainult kartuliputru ja tarretist. Hea toit lohutuseks. Tegelikult sidusid need 2 nädalat mind uuesti kodu, turvalisuse ja kuuluvustundega. Kui olin kooli naasnud, kulges mu elu ilma edasiste viperusteta. Tagasi vaadates saan aru, et pidasin oludega toimetulekut liiga raskeks. Haiguse loomus, tursunud mandlid ja haige kurk viitasid sellele, et mul oli raske leppida internaatkoolis õppimisega kui reaalsusega. Sajandivahetuse paiku palus doktor Maier, Liina tuli, tšau Liina, oma patsientidel üles lugeda korrad, mil nende elus on toimunud suuremad muutused. Ta viis selle info vastavusse samade patsientide haiguste
ja füüsiliste probleemidega. Nii selgus, et liigsagedased elumuutused võivad kaasa tuua nii füüsilisi kui ka emotsionaalseid traumasid. 1960. aastal jätkasid seda uurimustööd. Need on Ameerika mereväe mingi psühhiaater Richard Rahe ja Thomas Holmes. Olles läbi vaadanud üle 5000 patsiendi, koostasid nad nimekirja stressi tekitavatest sündmustest, järjestades need vastavalt raskusastmele. Mida rohkem raskeid sündmusi lühikese ajavahemikus läbi elati, seda suurem oli füüsilise haiguse tekkimise tõenäosus. Nimekirja tipus olid partneri surm, lahutus, haigus, õnnetus, olukorra vahetus ja töötuks jäämine. See uurimistöö näitab selgelt, et haigus võib hakata arenema pärast traumat, kuid siin ei võeta arvesse, et inimesed reageerivad samadele sündmustele erinevalt. Mõnele inimesele annab lahutus põhjuse pidutsemiseks, kuna teisele tähendab see üksildust ja depressiooni. Samuti võib mõni inimene elukoha vahetusest rõõmu tunda, samal ajal kui teine tunneb kaotust ja ebakindlust. Trauma ei võrdsustu tingimata haigusega, kuid traumaga seotud hirmud ja ärevus, mis ei leia väljendust, võivad viia füüsiliste probleemideni. Kriisi vältida me ilmselt ei suuda. Mida me aga saame teha, on teadvustada endale oma tundeid ja püüda neid mitte maha suruda. Oluline on oma tundeid tunnistada ja neist lahti lasta kohe, kui nad tekivad, või nii ruttu kui võimalik. Steve Hennessy elus toimusid muutused peaaegu igas valdkonnas ning ta haigestus selle tagajärjel osaliselt seetõttu, et ei olnud nende muutustega seotud tegelikke tundeid välja elanud. Nii, nüüd tuleb see lugu siis. 12 kuud enne haigestumist kolisin ära linnast, kus olin elanud kogu oma elu, jättes maha perekonna, sõbrad, töö ja alkoholi, oma täiskasvanu eakaaslase. Olin oma partnerist lahku läinud ja vahetasin elukohta, et luua uus kodu uue partneriga. Ma muutsin peaaegu kõike oma elus. Kõik oli nüüd teistsugune. Ümbrus, töö, seltskonnaelu, armsam ja ma ise olin ka teine. Suhtudes endasse täiesti erineval viisil, pidasin neid muudatusi positiivseteks, kuigi teadsin, et tegemist on suure pöördega, millal võib minu jaoks olla ka tagasilööke. Haigus algas ägedate kõhuvaludega. Olin kurnatusest ja energiakaotusest rivist väljas. Lõpuks diagnoositi mul ärritunud soolesündroom. Haigus ägenes faasis, mis kestis 3 kuud. Sõin väga vähe ja võtsin kaalust alla üle 12 kilo. Kui järele mõelda, siis oli see haigus täiesti põhjendatud. Enne elukoha vahetust olin tegelenud teiste eest hoolitsemisega ja seadnud alati teised esikohale. Elukoha vahetus tähendas võimalust lubada endale midagi head, anda iseendale. Tegelikult leidsin, et seda muutust on raske seedida, raske on lubada endale midagi head. Pealtnäha kolisin õnnelikumasse ellu, sügavamal tasandil võitlesin aga ikka veel kõigi nende piirangutega, millega olin enne nii palju aastaid koos elanud. Haigus andis mulle võimaluse näha, mis toimub. Heita pilk sügavamale. Tunnen, et olen põhjalikult muutunud. Mul on iseendaga parem kontakt. Sisemine sõjavägi. Stress mõjub otseselt meie immuunsüsteemile, vähendades meie võimet hävitada ründavaid viirusi ja baktereid. Immuunsüsteemi nimetatakse mõnikord sõjaväeks, sest see võitleb, et kaitsta meid haiguste eest. Stress päästab valla erinevaid hormoone, et tekiks lisaenergia. Kuid 2 neist hormoonidest, adrenaliin ja kortisoon, mõjuvad ka immuunsüsteemi pärssivalt. Näiteks võib eksamistress maha suruda immuunreaktsiooni ja see omakorda suurendada gripi või külmetushaiguste ohtu. Kas sind ei ole kunagi nooruses tabanud eksamite ajal ebameeldiv
üllatuslik näärmepõletik. Viimase 3 nädala jooksul olen näinud, kuidas säravaid ja helgemad pead jäävad vastu tahtmist voodisse põletikuliste mandlite, tursunud näärmete ja kõikevõitleva unisuse tõttu. 1 kuu pärast oleks neil kõigil olnud haridus omandatud. Võib-olla oled ka ise midagi sarnast märganud. Võib-olla oli sul probleeme partneriga, mis ei lasknud lõdvestuda, tekitades unehäireid ja mõjutades söömisharjumusi ning siis sõitsid tööle rahvast täis rongis, kus kõik hingasid sinu peale pisikuid. Mõni tund hiljem tundsid, et haigus hiilib ligi. Kas selle põhjuseks olid sind rongis ümbritsevad pisikud, magamatus või ühekülgne toit või hoopis kuhjunud emotsionaalne stress, mille tõttu nõrgenes sinu füüsiline seisund? Gripiviiruse ajal ei jää ju kõik haigeks. Mõned ei haigestu, teised aga peavad voodisse jääma. Millised tegurid mõjutavad veel neid, kes vastu ei pea? Kas stress, ületöötamine, kodused probleemid, depressioon? Kas oled haigena märganud, mis veel nõrgestab seestpoolt sinu immuunsüsteemi ja kahandab võimet nakkusele vastu seista? Kas oled tundnud end haavatavana, kaitsetuna, psüühiliselt või emotsionaalselt nõrgana? Kahesuunaline kommunikatsioonisüsteem. Meie psüühilis-emotsionaalne seisundit mõjutab ka endokriinsüsteemid. Hormoonid liiguvad edasi-tagasi nagu voolavad kemikaalid, mõjutades meie kehalist aktiivsust, käitumist, tundeid ja emotsioone. Neid eritavad sisesekretsiooninäärmed, mis moodustavad terve omaette süsteemi, mõjutades vastastikku üksteist ja sõltudes üheskoos ajuripatsist, mis on justkui mingi kommunikatsioonikompanii direktor. Põhiemotsioone, näiteks hirmu, võib kirjeldada abstraktse tunde või reaalse adrenaliini molekulina. Siis on Deepak Chopra raamatus Eatu keha, ajatu vaim. Need on need raamatud, kus on nagu kirjutatud siis sellest. Ilma tunneteta pole hormoone, ilma hormoonideta pole tundeid. Revolutsioon, mida me nimetame kehameele meditsiiniks, põhineb lihtsal avastusel, et kuhu iganes läheb mõte, sinna lähevad ka kemikaalid. Aju, immuunsüsteemi ja närvirakkude eristatud neuropeptiidid, keemiliste sõnumitoojatena toimivad hormoonid transpordivad emotsioonid ajust kehasse ja tagasi. Nad loovad keeruka ja täpse kahesuunalise kommunikatsioonisüsteemi, mis seob tundeid keha erinevate piirkondadega. Neuropeptiidid kannavad meie hirmud, mured, unistused ja lootused keha igasse nurka. Närviimpulssideks kodeeritud mõtted liiguvad lihaseid ja näärmeid tööle pannes mööda aksoneid umbes samamoodi nagu telefoni sõnumid liiguvad elektriliste signaalidena mööda traate. Neuropeptiidid on kehas tuju ja mõtte, aju ja hormooni erituse, elundite ja rakutegevuse vaheliseks ühenduslüliks. Hüpotalaamuses, väikeses näärmes ajus, muunduvad emotsioonid füüsilisteks reaktsioonideks. Seal asuvad neuropeptiidide kobarad, nagu ka kõhupiirkonnas. Hüpotalaamus on aju emotsionaalne keskus. Ta pole mitte ainult neuropeptiidide vastuvõtja, vaid kontrollib ka ajuripatsit ja adrenaliini eritust, isu, veresuhkru taset, kehatemperatuuri ning südame, kopsude, seedeelundkonna ja vereringe automaatset tööd. See on nagu apteek, mis jagab keha tasakaalu säilitamiseks vajalikke kemikaale ja hormoone. Kui igale mõttele ja tundele järgneb reaktsioon, siis teeb hüpotalaamus oma tööd. Manusta doos stressi ja ahelreaktsioon haarab kogu su keha.
Pole ühtki olulist immuunsüsteemi osa, mida neuropeptiidid ei mõjutaks. Mida rohkem me neuropeptiididest teame, seda raskem on mõelda meelest ja kehast traditsioonilises mõttes. Tundub mõttekamana rääkida ühest ainsast komplekssest olemisest, kehameelest. Keha ja meel pole sugugi kaks eraldi funktsioneerivat süsteemi. Nad moodustavad ilmselgelt kompleksse terviku, mis reageerib nii sise- kui väliskeskkonnale. Meie mõtetel ja tunnetel on vahetu mõju füüsilisele tervisele. Samuti mõjutavad kõik kehalised kogemused meie vaimset ja emotsionaalset seisundit. Nende kahe eraldamine tähendab, et sa ei mõista ega süvendada suhteid. Et sa ei mõista ega süvendada suhteid oma tervikliku olemusega. Nende kahe eraldamine tähendab, et sa ei mõista ega süvendada suhteid oma tervikliku olemusega. Kuidagi lause lokkab. Ma ei saa aru, mis asi siin. Kuidas see peaks olema? Nende kahe eraldamine tähendab, et sa ei mõista ega süvendada suhteid oma tervikliku olemusega. Nojah. Mul on taustaks see muusika, ega see muusika ei sega. Okei. Algpõhjused. Ameerika holistilise meditsiini assotsiatsiooni rajaja doktor C. Norman Shirley väidab, et vähemalt 85% haigustest tuleneb elustiilist. Vot nii. Ülejäänud 15% haigustest põhjusteks on tema arvates keskkonna, geneetilised ja niinimetatud salapärased tegurid. Kuigi need andmed on hinnangulised, rõhutavad nad ometi, kui tähtis on viis, kuidas oleme otsustanud elada ja kui suures ulatuses määravad kalduvused meie tervislikku seisundit. Nii Mark Parashi raamatus Tervenemise tee on üks lõik. Kui väljakannatamatu abielu põhjustab naisele stressi ja ta suitsetab selle leevendamiseks, siis mis on tema kopsuvähi põhjuseks? Kas geneetiline soodus, vähirakk, suitsetamine, suhe abikaasaga? Kui tulemuslik on ravi, kui naise üks kops eemaldatakse, kuid abielu jätkub sama väljakannatamatuna kui enne, rääkimata selle naise isiksuse omadustest, mis lasevad tal pikaks ajaks oma õnnetuse külge takerduda. No ja vot jah. Niisugune eneseanalüüs pole kerge. Enamik meist eelistab loomulikult uskuda, et kõigi meid tabanud haiguste põhjused on kusagil väljaspool ja neil pole tegemist meie mõtete, tunnete ja käitumisega. Tavaliselt arvame, et haigus on pärilik või et selle põhjuseks on mingi tundmatu aine või reostus. Haigestudes on meil alati tunne, et tegemist on millegagi, mille üle meil puudub kontroll, et me oleme haiguse abitud ohvrid. Hoolimata sellest, et oleme oma kehas elanud nii pikka aega, 30, 40 või 60 aastat, võib siis, kui midagi on halvasti, tunduda, et elame täiesti võõras kehas. Meil puudub kontakt ja me ei suuda mõista, kuidas see tundmatu toimib või miks ta lakkab toimimast. Paljud inimesed ei tea, kus nende kehas mingi elund asub ja kuidas see funktsioneerib. See on üks põhjus, miks me arstidele nii suure võimu anname. Nad teavad keha kohta asju, mida meie peame enese jaoks mõistetamatuks. Mida põhjalikumalt me haiguse põhjuste ahelat vaatleme, seda rohkem kaugeneme ilmsetest füüsilistest põhjustest ja jõuame mittefüüsiliste, psüühilis-emotsionaalsete seoste keerukamate tasandite juurde. Enne kui hakkame uurima haiguste sisemisi põhjusi, heidame aga pilgu väiksele põhjusele,
mis teatud määral ei allu meie kontrollile. Need võivad küll moodustada arvuliselt väiksema rühma, kuid on siiski sama olulised. Nii, algpõhjused tulevad nüüd. Keskkonnategurid. Keskkonda ei saa haiguste põhjusena lihtsalt kõrvale jätta. Reostus suureneb ärevust tekitava kiirusega, luues probleeme, millele meil on vaid vähe lahendusi. Veider on mõelda, et me neelame teadlikult mürkaineid keemiliste väetiste, putukamürkide, tehaste jäätmete ja autode heitgaaside näol. Astma järsk sagenemine on üks näide terviseprobleemidest, mida on tervendanud õhu saastatuse suurenemine. Teravdanud õhu saastatuse suurenemine. Teine näide on hullulehmatõbi, mis nüüd puudutab ka inimesi. Mida rohkem me püüame loodust muuta, seda kõrgemat hinda me maksame. Keskkonda tuleb igal juhul pidada haiguste põhjustajaks, tingimata on vaja ulatuslikumalt uurida saastatuse ja tervise halvenemise vahelisi seoseid. Me ei saa töödelda viljasaaki, loomi, õhku, kemikaaliga või jätkuvalt paisata keemilisi jäätmeid ökosüsteemi, ilma et see mõjuks kahjustavalt meie tervisele. Siiski ei ole me täielikult keskkonnaohvrid, vaid saame mingil määral piirata alla neelatavat toksiinide kogust. Me võime välja uurida, milline on kaubandusvõrgus müüdava toidu koostis, osta või kasvatada alati kui võimalik orgaanilist toitu ja aidata planeedi eest hoolitseda. Me peame endale teadvustama neid kalduvusi, mis ei lase meid enese ja planeedi tervise eest hoolitseda, mis sisendavad meile abituse tunnet, et me ei suuda olukorda muuta midagi ja panevad meid uskuma, et on juba liiga hilja midagi ette võtta, milleks siis vaeva näha. Me peame tahtma midagi muuta. Rahvuslikud haigused. Keskkonnast tingitud põhjuste hulka kuuluvad ka sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Haigusi, mis domineerivad mingil kindlal maal, võib-olla kohalike kommete ja olude tõttu, võib nimetada rahvuslikuks haigusteks. Näiteks põeb Ameerikas iga 9. naine rinnavähki, kuid Jaapanis ja Hiinas esineb seda harva. Kas põhjus peitub ainult toitumises või peegeldub siin ka kultuuriruumis levinud suhtumine naistesse ja tema kehasse? Edith ja mind kutsuti Tšehhi Vabariiki loenguid pidama. See riik oli hiljuti vabanenud kommunismist. Palju aastaid olid inimesed elanud äärmiselt allasurutuna. Neil ei olnud võimu otsustada. Me küsisime, kas haiguste hulgas domineeris ka mõni rahvuslik haigus ja meile räägiti, et paljud tšehhid kannatavad kõri ja südamega seotud probleemide pärast. Need kehapiirkonnad on tihti seotud allasurutud tunnetega, eriti valu ja raevuga. Näis, et aastaid allasurutud tunded mõjutasid inimeste füüsist. Nii suur koorem oli neil südamel. Nad polnud saanud liiga pikka aega hingata ega rääkida. Tunded nende inimeste sees olid maetud nii sügavale, et paljudel oli raske kontakti saada oma südamega, armastuse ja rõõmu keskmega. Rahvusliku haiguste hulka kuuluvad ka malaaria ja inimese enda levitatud haigused, näiteks leetrid, mille missionärid Hawaii rannikule maabudes kaasa tõid. See viirus hakkas tapma Hawaii põliselanikke, kuna neil puudus selles suhtes immuunsus. Väline antigeen oli oma uuele peremehele täiesti võõras. Haigus on tervise oluline osa. Immuunsüsteem vajab antikehi, et stimuleerida vastureaktsiooni ja luua suurem immuunsus. Nii põeme lastehaigusi, näiteks tuulerõuged ja leetrid, mis suurendavad meie immuunsust ja teevad meid tugevamaks. Puutudes pidevalt kokku arvukate pisikute ja bakteritega,
mis tekitavad külmetushaigusi, grippi ja teisi kergemaid haigusi, loome tegelikult süsteemi, mis tuleb võõrkehadega efektiivsemalt toime. Geneetilised mõjud. Pärilikud ehk geneetilised tegurid on teine vaieldamatu haiguste põhjus. Mõned füüsilised probleemid kanduvad edasi ühelt põlvkonnalt teisele, nii et meil võib sündides olla suurem võimalus haigestuda samadesse haigustesse, mida põevad meie vanemad või teised sugulased. Näiteks ei haigestu identsed kaksikud, kes on geneetiliselt sarnased, tingimata samadesse haigustesse. Vaat nii. Emotsionaalne keskkond ja sisemised suundumused. Et kahjuks on tänaseks aeg läbi saanud, aga päris huvitavaks muudkui läheb järjest see lugemine. Ma panen salvestuse ära kinni. Nii.